Aga järgmise teemana tõesti lähme mõnes mõttes tagasi küll digikaksikute juurde, aga tuleme selle juures riigi tasandile ja annan sõna kohe üle Reginale, kes on siis ehituse programmi juht Kliimaministeeriumis. Palun. Nii, annan sellega. Tere päevast! Mina olen siis Regina Kliimaministeeriumist, ehituse elukeskkonna osakond. Ja mul on seal mitu rolli, värskelt olen elukeskkonna valdkonna juht, aga olen ka Eesti ehituse platvormi 3D kaksiku tooteomanik. Nii et selles rollis astun siis täna siin teie ette üles. Nõnda, olgu, siin see sama pikk nimi ja sama pikk kirjeldus ka slaidi peal. Mul on Andrese ettekandega mitmeid kattuvusi. Esiteks juba see, et alustan definitsioonist, pakun võib-olla oma sõnastuse lihtsalt sellele, oma versiooni. No kõigepealt üldse kaardid on ju staatiline kaart. Need on need, kuhu andmed, kuskil keegi inimene sisestab andmed ja need jõuavad kaardile. Ning siin on mitmed kohalikud omavalitsused väga häid investeeringuid teinud tööriistadesse. Nii. Või siin on ju mitmed linna või valla üldplaneeringud on jõudnud 3D-sse kommunikatsiooni eesmärgil. Teiseks, siin on slaid pisut valesti, vahet pole, et kui need andmed juba kuskilt automaatselt kogutakse, siis me saame rääkida digitaalsest varjust, sellise definitsiooni puu järgi. Nii et kui nendel KOV-ide kaartidel oleks ka võib-olla info GPS-iga koolibussi liikumisest, siis ta juba kvalifitseeruks ja digitaalseks varjuks. Ja võib-olla neil on ka nii, et äkki teen liiga, jättes neid eelmisi näiteid ainult selle esimese punkti alla. Nii, ja mõned digitaalse varju näited, vähemalt üks. Ma ei tea, kui palju see info on levinud, aga koostamisel on Eesti mere digitaalne kaksik, tööpealkirjaga merehunt. On olemas nutipoid. Need ei ole veel paigatatud Eesti vetes. Analüüs on alles käimas. Üks võib näiteks aga selline välja näha. Siis need nutipoid suudavad koguda, mõõta ja salvestada väga palju erinevaid andmeid ning neid hakatakse siis näitama. Kõige rohkem minu teada huvitab tegelikult asjaosalisi just sellised graafikud, aga ka kaardikomponent on seal juures. Aga näiteks see on see üks digikaksikus 3D-st ei ole juttu. Nii, ja siis tõesti kolmas punkt, kui meil on nii automaatselt uuenevad reaalajas kaardid, kus siis tõesti see inimene saab ka midagi interaktiivselt läbi mängida, näiteks mingi stsenaariumeid, mille põhjal siis teha otsuseid ja muutagi seda reaalelu. Andres tõi nende fooritsüklite näiteks, et mängime siin kaksikus läbi, kuidas see liiklusvoog käib ja siis selle põhjal otsustamegi fooride töö. Et siis on juba see, mida teatud definitsiooni järgi nimetatakse digikaksikuks. Eestis on 2 kaarti, mis siis tõesti, nüüd on see 3D komponent, sest maailm on ju 3D-s, et püüame siis seda reaalsust ka digis kõige paremini edasi anda. 2 sükest üle Eestist 3D kaarti, mis võib-olla on kuskil see teise ja 3. definitsiooni vahel, mingites aspektides vähemalt. Nii et esiteks Maa- ja Ruumiameti 3D kaardi rakendus ja selle pealik Hanno Kuus on siin ka ruumis, saab nööbist kinni võtta. Ja teiseks ehituse platvormi 3D kaksik. Kuna mina olen sellega seotud, siis teengi nüüd ekskursi sellesse kaksikusse. Ja ma mängin, et mitte keegi siin ruumis ei ole seda mitte kunagi kasutanud, ehk räägin tõesti mingid põhiasjad üle selle juures. Nõndaks, meil on kihtide nupukene, kust kõigepealt saab minna ehitiste juurde ja siin on ehitisregistri andmed ja Maa-ametist tulenevad lidari andmed. No, mis teeb selle ehituse platvormi 3D kaksikust hästi unikaalseks on see, et meil on ehitisregister, mis on päris unikaalne. Kogu riigi hoonete andmed, jah, küll tihti vigased, aga ühes kohas koos, mille põhjalt me saame siis kuvada seda päris maailma ja mõnes mõttes ka juriidilist maailma, mis ei vasta reaalsusele, aga me saame seda nagu teile siin ette näidata ja siin lihtsalt väike näide, et need on ehitisregistri andmed, see on see Kalaranna suur arendus, meie teame seda suurt hoonestusmahtu, aga siis Maa-ameti andmetest lidar on juba palju need täpsemad
mahud kätte saanud, et saab siin ka neid võrdluseid teha. Siis siin olen sisse lülitanud palju piirangute all olevaid kihte, radoonirisk, teatud kitsendused ja üleujutusalad. Ehk andmed ju tegelikult muutuvad huvitavaks siis, kui saad neid omavahel võrrelda, neid üksteise ülestikku panna ja siis niimoodi mõnda kohta analüüsida. Päris uue asjana, me ei ole sellest üldse väga rääkinudki avalikus ees, sest see on tõesti nii uus, saab teha kiiret hoonete analüütikat. Siin on Elva linna pool, ei ole Elvas, ma olen Viljandis. Hoonete kasutuselevõtu aasta järgi hooned ära värvitud. Ning siin on näidatud hoonete kõrgeimat energiamärgist, et kui hoonel on see väljastatud, siis näe, missugune see on. Nii, siis see tööriist, see ei ole veel üldse laiviski, nii et see on täiesti siuke arenduskeskkonna kõhusisene vaade praegu, mida te näete. Aga oleme Tartus ja visandamistööriist. Selle abil olen saanud mitmed uued hoonemahud lisada Toomemäele ja Raekoja platsi. Ise nimetan härjavõitluse areeniks seda. Mis annab lihtsalt võimaluse teatud, ma ei tea, mingid ruumistsenaariumeid läbi mängida, ilma et mul oleks vaja mingit väga peent tarkvara selleks omada. Nõnda, siis Tallinna käest oleme saanud väga ilusa peene Raekoja mudeli. Selle saab siia kaksikusse üles laadida ja seda siis inimese silma kõrgusel vaadata ja siit ka edasi kõndida mööda tänavaid. Ning päris säbruline pilt, aga siin näete, olen nüüd tõusnud jälle siia linnu silma kõrgusele. Siin on see sama Raekoja mudel ja sisse on lülitatud varjud. Et ka see mudel, mis on siia kaksikusse laaditud, et see varjude tööriist oskab ka selle sama mudeli täpselt nagu arvesse võtta, selle tornigi välja joonistada. Nõnda, ja lõpuks, ka see on veel töös, ei ole avalikkuseni jõudnud, lisame muinsuskaitse vaated, muinsuskaitse kaitsekordadest mitmete linnade puhul ning siin on sisse lülitatud ka kehtestatud planeeringuala ja sealt tulenev hoonemaht. Nii et nüüd võib näha küll, et kui see kunagine Kunstiakadeemia krunt on Tartu maantee 1, et see, mis siin on lubatud, tegelikult varjab mingeid muinsuskaitse poolt ette nähtud väärtuslikke vaateid. Nii, seda pilti olete ka juba näinud Andrese slaidis, aga kujutage ette, et selle asemel on võib-olla elektrituulikud või midagi muud väga poleemilist, et saab siia kaksikusse täpselt selle PIM-mudeli üles laadida, vaadata teda nii-öelda reaalses keskkonnas, koos kõigi ruumis olevate keskkonna või muude juriidiliste kitsendustega. Ning vaadata, kuidas see, ma ei tea, 250 meetrit tuulikut siis seal piirkonnas päriselt välja näeb. Ehk kogu see kommunikatsiooni võimalus, mis avaneb selle 3D maailma kasutamise kaudu. Nii, ja mis on, see PIM-mudeli üleslaadimine, see on juba päris eriline. Paljud asjad, mis ma enne näitasin, näiteks varjude kuvamine, seda oskavad paljud kommertstööriistad samuti. Aga mis on tõesti hästi unikaalne siiamaani, on just see PIM-põhine ehitusloa taotlemise protsess. See on nüüd aasta otsa olnud võimalik. Siin kaksiku abil Tallinn on esimesena selle protseduuri läbi teinud. Võib-olla need inimesed, kes seda nagu kogemust saaks kommenteerida, ei ole täna siin. Kuid just need digitööriistad on nagu vajalikud, et selline asi saaks üldse toimuda. Ja põhimõte on see, et ma laen selle PIM-mudeli sinna üles, mul on ehitusloa taotlemine käsil ja siis see süsteem viib läbi ise automaatkontrollid. Kui me teame mingit numbrilist parameetrit, näiteks see ka hoone ramp peab vastama mingile kallaku protsendile, see on väga lihtne asi tegelikult, mida see väikene siin süsteemis olev robot saabki kontrollida selle mudeli peal. Või siis tuletõrje väljapääsud, kas need teekonnad on piisavalt
lühikesed, kas üldse toal on uks projektis lisatud, kas trepp on olemas, trepi käsipuud vastavad nõuetele ja nii edasi. Sellised kvantitatiivsed näitajad saabki kiiresti ära kontrollida, ilma et inimsilm peaks seal joonistel on ju ise järge ajama. Nii, et kokkuvõtlikult see ehituse platvormi 3D kaksik on siis abiks ruumi analüüsis, ideede katsetamiseks, seal just pean silmas eriti seda visandamistööriista, kommunikatsiooniks, ta on taust teiste rakenduste või toodete toimimiseks, just see PIM loandus ja ta on ka andmeallikas, sest tegelikult neid andmeid on siit võimalik ka alla laadida. Ja nüüd võib-olla see võiks ja peaks olema see kõige huvitavam slaid tegelikult, et mis edasi saab, ta on väga napp. Lihtsalt esiteks oluline ära mainida, et koos Maa- ja Ruumiametiga on alanud üldse ühtse Eesti 2D, 3D kaardi loomine. Ja kui ma alguspoole näitasin, et oli Maa- ja Ruumiameti 3D kaksik ja on ehituse oma, siis mõne aasta pärast on neid üks, loodetavasti väga kaasaegse välimusega, hästi kasutajasõbralik ja võtab kaasa siis nende olemasolevate süsteemide kõige paremad tähtsamad omadused. Pidevalt on käimas andmete täpsustamine, sest ka ehitusregister on, see on see register, kuhu inimesed sisestavad ise on ju andmeid ja kus on kahjuks lihtsalt palju vigu. Ja see kolmas punkt, edasiarendus ruumi analüüsi ja kommunikatsiooni vahendina. Siin mõtteid on palju, aga see on see koht, kus mina tegelikult ei peaks oma mõtteid mõtlema, vaid ma peaks rääkima teiega, nende kasutajatega, et mis suunas edasi minna. Nii et tahaks öelda, et te veel kuulete, mis võtame ühendust, kutsume teid kaasa mõtlema, sest see tööriist on ju kasutajatele mõeldud ja kasutajatele peab siis toimima. Ja veel vist eelviimane slaid, et kui päris päeva alguses Helen Köpman ütles, et alanud on Cityverse LTD ehk Local Digital Twins suur projekt, konsortsium on asutatud ja et te kuulete sellest veel lähemalt, siis ja tuleb presentatsioon, mul on üks slaid, tal endal ei rohkem neid slaide selle kohta, aga markeerin ära, et tõesti Eestis on siis Kliimaministeerium minu isikus praegu see kontakt selles suures äsja loodud konsortsiumis. Hispaanlased on vedajad, nemad just tegelevad praegu selle juriidilise keha loomisega, aga asja mõte on täpselt see, et need kohalikud omavalitsused ei peaks ise looma nullist kõiksuguseid oma digilahendusi, vaid see on see platvorm, kus neid ühiselt mõeldakse, jagatakse täiesti tarkvara ka ja jagatakse teadmist. Nii et see on ka, et need arutelud peavad nüüd algama tegelikult, mida see siis COVID-i jaoks tähendab ja ülioluline, nagu öelda, algatamist vajab ka see arutelu, mis ma arvan, et võib-olla täna töötoas ka käivitub täpselt, et mida see tähendab üldse see Local Digital Twin ikkagi, miks üks KOV peaks mõtlema selle peale ja kui see meie Eesti on nii pisikene, ma ei tea, väiksem rahvaarvult kui mõni Euroopa lingi on ju, et siis ja meil on juba see üle-eestilised digikaksikud olemas, et miks ja milliseid väiksemaid ja kohalikke meil siis vaja on või saab kasutada seda üleriigilist oma vajadusteks kuidagi oma nukas. Täpselt, see arutelu siis vajab käivitamist. Nii, tänan. Suur tänu, Regina, andmaks ülevaadet siis, mis toimub just ehituse valdkonnas ja digikaksikutega riigi suunal. Küsimusi publikust Reginale? Ja, palun. Kas sul on mikrit vaja? Meil on vist teine seal kohe olemas. Aga võtta. Tulen ise, aitäh ettekande eest ja siin tänada ka seda, et meil on tegelikult väga hea koostöö olnud nii Kliimaministeeriumi ja nüüd Maruga, endise Maa-ametiga, et neid
3D-kaksikuid, digikaksikuid, noh, ongi mitu tükki ja alati on see küsimus ka, et noh, et miks neid mitu on, et teeme ühe hea ja sihukese, noh, ma ei tea, super digikaksiku. Siis võib-olla siit see ongi, et meil noh, kaheosaline natukene see küsimus. Et üks ongi siis selle koha pealt, et kuidas sa arvad, et kui palju me saame siis ühendada seda, et luuagi niisugust ühte, et ongi ainult üks super lahendus, et kui siin Maru ja EHR on kokku panemas oma jõudusid, et noh, et kas see peaks olema ka selline koht, kus võib-olla me Tallinnaga peaksime samamoodi mõtlema, et noh, et võib-olla on siin niimoodi mõistlikum või tegelikkuses on ikkagi vajalik, et seal on mingisuguseid selliseid erinevaid lahendusi. Ja teine pool sellest küsimusest on tegelikult inspireeritud sellest, mis küsimuse mina sain, ma annaks selle sulle ka edasi, just see väiksemad kohalikud omavalitsused. Et mulle see küsimus tegelikult meeldis ja ka öelda, et ma ei tea, kes see küsija oli, aga kui kuuleb, et siis oleme lahkelt valmis jagama ka Tallinna poolt oma teadmisi, kogemusi ja võtke ühendust, leiate kindlasti kontaktid. Ehk siis, mis arvamus selle koha pealt on, et mida väiksemad omavalitsused omalt poolt peaksid tegema või ootama, kuni te saate valmis nende jaoks ka head lahendused? Aitäh! Ja, tead, hästi lihtne vastus mõlemale küsimuse poolele. Ma ei tea Tallinna vajadusi ja ma ei tea nende väikeste KOV-ide või ka suuremate KOV-ide vajadusi tegelikult. Et kui me nüüd siin hakkame sellest rääkima, siis hakkame vahetama seda infot, et saan ka teada, on ju. Ja mida need KOV-id siis peaksid tegema? Minu meelest päris alguses Helen ka ütles, et väga palju tarkvara on juba saadaval, tulge ainult astuge liikmeks nendel võrgustikel, ei pea ise välja mõtlema, aga sa ise ka ju vastasid, on ju, et tegelikult see oleneb sellest konkreetsest probleemist ja vajadusest ka. Aga ma ütlen ise, minu meelest ka seda teadmist, võimalus, infot, seda on nii palju, et ei jaksa ise orienteeruda, aga me võime siis hakata nagu koos otsima, koos järge ajama. Väga hea. Võib-olla siis kasutan võimalust, et nüüd me jätkame pausiga, et äkki viime teid kokku, et kuulata teie mõtteid ja seda, et kuidas siis tõesti võiks neid digikaksikuid paremini ära kasutada erinevates kohalikes omavalitsustes, et jätkame aruteluga siit samast. Jälle Taavi Saarte Energiaagentuurist. Hästi põnevad selles mõttes lahendused ja ootused on hästi suured. Ja esimese küsimuse osa on täpselt samamoodi, et miks neid asju peab nagu hästi mitu olema. Pluss siis sama omavalitsuste vaade, et paljudel on omad kissid, eks ju. Ja siis põhiline küsimuse osa oli see energiamärgiste vaade. Et ma saan aru, et täna juba on või hakkavad tulema hoonetele energiamärgised sinna EHR-i. Need tegelikult on ju arvutuslikud, eks ju. Et miks ei võiks olla kõikidel avalikel hoonetel või ka korteriühistutel juba arvutuslikud energiamärgised siin olemas? Kui me toome analoogi täna, et pankadele enam ei taheta nagu hindamisakti teha, et see energiamärgis võiks ka olla, eks ju. Et meil saarte peal näiteks väikestes omavalitsustes nende energiamärgist saamine, tegemine on suhteliselt kulukas, tüütu korteriühistutele, aga mille pealt nad saaksid väga kiiresti teha siis otsused, kas minna rekki näiteks või midagi. Et kas on seda võimekust plaanis EHR-i ka tuua? Alustan tagumisest küsimus, et energiamärgised, see ei ole minu ekspertiis üldse, ma lihtsalt kolleegidelt seda näen. Töö väga käib, just selle tarbimispõhise energiamärgis võimalikult kiire on ju tekitamisega. Küsimus on andmetes. Andmed ei kuulu avalikule sektorile, vaid nendele teenuspakkujatele. Ja siin on väga palju neid takistusi nende kättesaamisel. Andmekaitse ja nii edasi. Aga töö käib. Võin anda nime, kellelt otse küsida seda, et millal siis saab. Mis oli su esimene küsimuse osa? Miks neid asju peab kihte, siis on EHR, siis on kohalikud kissid, eks? Jah, nad on sündinud erinevatest vajadustest, erinevatel aegadel on ju. Mu enda nagu teooria on, et tehes ambitsioon kasvab,
funktsioone lisandub ja siis nad hakkavad sarnanema mingitel hetkedel, sest igaüks on nagu oma seda puud kastnud kogu aeg. Aga nüüd me oleme, ma ei tea, selles arengufaasis siis, kus me saame tõesti hakata neid koondama. Kas Tallinn peaks loobuma enda omast? Mina ei tea, et see on teie investeering ilmselt väga suur, mida te maja sees ka kaitsete, ma eeldan, võib-olla teilt küsitakse samamoodi, aga teised on olemas. Ma ei tea, kui palju nagu teatakse alternatiividest, aga samas üks selline e-ehituse või maru kaksik ei hakka hiiagi neid päris detailseid funktsioone katma, mida ühel KOV-il on ilmselt vaja. Lihtsalt konkreetne näiteks tuulikud, siis Keskkonnaagentuuril, Maa-ametil või kuskil KIHis ja siis kohalikus KIHis nagu täiesti erinev info. No on jah, aga tegelikult me teame, et ruumiotsused käivad nagu teatud faasi, tavaliselt on see planeering, siis erinevad hoonestusloa, ehitusõigused, taotlused, et see on see avalik sektor vahel ja saaks selle info kätte, aga ta kuidagi pudiseb eri kohtades, ei ole kokku toodud. Nüüd, kui see teema on aktuaalne, siis nüüd meil on ka see rohkem jõuõlga, et öelda, et iga selline asi vajab nii palju investeeringut tegelikult IT raha mõttes, et nüüd ehk võiks siis selle võimekuse luua.